No nii, tere! Ma olen nüüd välja kolinud siin. Täna on nii ilus ilm, päike paistab. Mõtlesin, et loen päikse peale, aga seal ma ei näe lugeda, nii valge on. Et ma pidin siia varju alla ronima. Et ma loen ette, et ma soovin seda raamatut nagu lõpetada ja siis õhtul loen ka veel. Ja siis otsustasin, et tulen loen väljas. Sest homme ma ei saa lugeda, homme ma olen tööl. Ja siis loen täna. Nii, võrratu seksi saladus. Seda teemat arutades oleks kasulik eristada seksi, seksuaalsust ja vahekorda. Seks tähendab seda, kui oled enesekindel, uhkeldava hoiakuga ja tunned end hästi. Seksuaalsus tähendab arvustamist, enda määratlemist oma seksuaalsetest eelistustest lähtudest. Vahekord tähendab lihtsalt kehaosade kokkulükkamist. Seksib ju ikkagi sinu keha, mitte sina ise. Nii et kõigepealt tasuks otsima hakata seda, mida sinu keha soovib, kui meeldivat vahekorda. Mida sinu keha soovib? Olen alati enda partneriks valinud mõne kuratliku teemonist lirva. Mõistagi ei ole see kunagi häid tulemusi andnud. Piisad vaid sellest, et nägin mõnda seesugust naist ning ütlesin kohe, jumal küll, ta on pilt ilus, ma vist armastan teda, ta on imeline ja ligitõmbav. Kas võiksin ta endale saada? Jah, ma võisin ta endale saada, eeldusel, et olin valmis oma hinge saatanale maha müüma. Ühel päeval palusin ma viimaks oma kehat, et ta näitaks mulle, millist vahekorda tema meeldivaks peaks. Varsti pärast seda sattusin ma kirbuturule ja küsisin mööda turgu ringi kõndides endalt. Keha, näita mulle, millist inimest sa külge tõmbavaks pead. Milline keha oleks sinu jaoks vahekorras meeldiv? Ühtäkki tundsin ma tõmmet. Pöördusin ringi ja nägin enda ees kõige inetuma välimusega naist, keda elu sees olin kohanud. Ma ütlesin, hästi, olgu peale. Sa tahad magada inetute inimestega. Ma kõndisin natuke maad edasi ja tundsin uut tõmmet, aga seekord oli selle põhjustanud homost mees, mõtlesin. Veider küll. Ma ei teadnudki, et me oleme homod, aga olgu peale. Meil on seega vaja inetuid homosid. Nägin natuke maad eespool üht kõndimisraamiga vanamemme ja tundsin taas tõmmet, mõtlesin. Hea küll, asi hakkab väga veidraks kiskuma. Inetu homo ja rauk. Järgmine tõmme tuli aga väikeselt tüdrukult ning selleks ajaks olin ma tõelises segaduses. Inetu homo, rauk ja pedofiil, mida sa mulle öelda tahad, keha? Ühtäkki taipasin ma, et kõigi nende 4 inimese kehal oli saanud vibratsioon ning struktuur viib minema. Ning ma teadvustasin endale, et just seda liiki energia olekski minu jaoks meeldiv. Asi polnud selles kuratlikust teemonist lirvas, kelle olin endale alati parimaks partneriks valinud. Asi oli selles konkreetses energias, mis minu jaoks meeldivana tundus. Nüüd oskan ma otsida seda energiat neis inimestes, kellega seksida otsustan. Mis loob sinuga seksimine? Kui oled endale teadvustanud energiat, mis oleks su keha jaoks meeldiv, võid tunda kellegi vastu külge tõmmata ja taibata, et võiksid tahta nendega seksida ning siis küsida, hea küll, keha, kas see oleks sinu jaoks meeldiv? Kui mitte, siis ära isegi ürita. Siin on üks küsimus, mida võid kasutada. Milliseks osutub see valik tulevikus, 6 kuu, 9 kuu või aasta pärast? Teadvusta endale, millise valiku sa teed ja mida see valik sinu elus loob. Oled piiritu olend, sul on võime tunnetada, mis su valikud loovad. See teave on väga kasulik, kui oled valmis seda vastu võtma. Aga paljud inimesed pole selleks valmis, sest nad tahaksid meelsamini kellegagi lihtsalt voodisse hüpata.
kas oled kunagi alustanud afääri põhjusel, et sinu arvates võiks see lõbus olla? Aga siis osutus see kogemus millekski, mis polnud sugugi lõbus. Oled sa näinud filmi Saatuslik veetlus? Kui sa oled selline inimene, kelle vaatenurk ütleb, et tahaksid meelsamini seksi saada, kui teada, et kõik laheneb iseenesest. Olgugi, et varem pole see kunagi nii läinud, siis võiksid seda filmi vaadata. Tein ütles, et enne selle abivahendi avastamist ei olnud ta valmis mõtlema sellele, mis võiks olla kellegagi seksimise tõenäoline tulemus. Ta tahtis uskuda, et võis lihtsalt seda teha ja kogeda seksiga kaasnevat lõbu, mida pidas võimalikuks. Pole tähtis, mida sa võimalikuks pead. Tuleb arvestada ka sellega, mida sinu partner on otsustanud tõeliseks pidada, sest nende tõekspidamine ületab iga kell sinu teadlikkuse mis tahes võimaluste kohta. Sellele teabele on lihtne ligi pääseda. Energia, mis millegi tulemusena tekib, on sama energia, mis kerkib esile kohe, kui sellele mõtled. Kohe, kui sa midagi kaaluma hakkad, olgu selleks siis kellegagi seksimine, afääri alustamine, auto või maja ostmine või veel midagi muud, ühtib esile kerkiv energia selle energiaga, mis sinu ellu siseneb, kui selle valiku kasuks otsustab. Nii lihtne see asi ongi. Aga keegi, kuule sina sõber, ära määri mind ära, mul siin üks kutsikas. Mitte keegi pole sulle kunagi öelnud, et see esile kerkiv energia kujutabki endast sinu teadlikkust, mis püüab sulle öelda seda, mis juhtuma hakkab. Valikud loovad teadlikkust. Sa muutud valikut tehes sellest silmapilkselt teadlikuks. Keskendud millegi tegemisele ja oledki silmapilkselt sellest teadlik. Kas teed sel hetkel valiku tunnistada ja austada oma teadlikkust või teed sa valiku see teadlikkus ära lõigata ja endast lahutada veel üks osa? Kui kaalud kellegagi vahekorda astumist ja oled valmis küsima, kas see aitaks avardada mind ja mu keha, siis on vastuseks sageli ei. On palju selliseid mehi, kellele võib naine küll mitte meeldida, aga kes on siiski valmis temaga seksima. Samas on palju naisi, kellele mehed ei meeldi, aga kes nendega ikkagi seksivad. Kui sulle inimene ei meeldi, siis miks oled sa nõus temaga seksima? Veel üks seksiga seonduv asi, mida tasuks endale teadvustada, on järgnev otsus. See oli parim seks, mida ma iial olen saanud. Kui sa nõnda mõtled, ei saagi sa tulevikus paremat seksi. Sinu otsus takistab sul sellest hetkest peale midagi veel paremat kogeda. Kas võiksid sellest mõttest loobuda ja tunnistada võimalust, et ette võib tulla ka midagi sellist, mis on veelgi parem kõigest, mida oled juba kogenud? Ja kas võiksid selle kõik kotsiljon korda hävitada ja olematuks teha? Ja õige vale, hea ja halb, kõik 100 lühidalt poisikesed, povadid, valgused, loomised ja veel. Vastukäivad sõnumid seksi kohta. Väikesed lapsed on erakordselt seksuaalsed, kuni neile öeldakse umbes 8 aasta vanusena. Kui sa avalikus kohas veel peaksid seda näppima, siis lõikan sul käe otsast. Kui sa oled väike poiss, siis on nokust kinnihoidmine sinu jaoks üks elu suurimaid rõõme. Aga teised annavad sulle seepeale laksu ja ütlevad, ära tee seda. Paha poiss, rõve poiss. Väikestele tüdrukutele öeldakse, kui sa uuesti seda katsud, siis lähed põrgusse ja sulle kasvavad tüükad. Inimesed ütlevad selle igasuguseid veidraid asju ning kui sa saad 18-seks ja peaksid olema üks tõeliselt seksikas olend, öeldakse sulle endiselt, ära lase kellelgi teisel seda puudutada. Järgmise asjana sa juba abiellud ning peaksid laskma oma partneril seda puudutada ja täiega nautida. Kas see ei tekita mitte konfliktset universumit? Kui palju konfliktseid universumeid, paradigmasid ja reaalsuseid on sul loodud selle kohta, mis on seksuaalselt kohane ning mis on seksuaalselt kohatu, ent millel pole mingit pistmist mõistliku mõtlemisega?
kas võiksid selle kõik kotsiljon korda hävitada ja olematuks teha? Ja, tänan. Õige, vale, hea ja halb, pott ja pokk, kõik 100, lühidalt poisikesed, pobadid, alused, loomised ja veel. Eriarvamus seksi ja suhete teemal. Enamik naisi kasutavad vahekorda suhte loomiseks ja enamik mehi loovad suhteid vahekorra saamiseks. Kas see ei tekita mitte sugupoolte vahel konflikti? Eks natuke ikka. Palun ole valmis sellega arvestama ja mõtle ka inimesele, kellega koos oled. Kui oled naine, siis mõtle sellele mehele ja küsi energeetiliselt. Kas ta on valmis astuma suhtesse selleks, et vahekorda saada? Ei, ja järgi energiatunnet. Otsusta selle kasuks, mis on sinu jaoks kergem tundub. Kui kergem vastus on jaa, siis küsi endalt, kas oleksid samuti õnnelik ainult vahekorda astumisega. Kas sellest sulle piisab? Võid küsida ka seda, kas olen valmis astuma vahekorda, et seda suhet luua? Kas see sobiks mulle? Kui sobib, siis probleemi pole. Sihiks on saada endale see, mida soovid ning näha, kas see sinu jaoks kõlbab. Sinu eesmärk pole üritada oma valikut mahutada kasti, mis piirab su elu lähtuvalt sellest, mida kõik teised inimesed oma kontekstuaalses reaalsuses sulle kordavad. Kui oled mees ja astud suhtesse vaid vahekorra nimel, siis võiksid endalt küsida, kas sellest piisab mulle? Kui piisab, siis on hästi. Kas poleks parem armastada inimest, kellega sa koos oled, mitte seda inimest, kelleks tahad ta muuta, sõltumata sellest, kas oled mees või naine? Kui palju kinnistunud vaatenurki oled sa üle võtnud teistelt selle kohta, milline üks suhe peaks olema? Ja kui palju vaatenurki oled sa võtnud teistelt selle kohta, milline peaks olema vahekord? Kas võiksid selle kõik kotsiljon korda hävitada ja olematuks teha? Ja, õige, vale, hea ja halb, pott ja pokk, kõik 100, lühidalt poisikesed, povad, alused, loomised ja veel. Naiste vihkajatest meeste valimine. On palju selliseid naisi, kellele ei meeldi mehed, nagu ka palju selliseid mehi, kellele ei meeldi naised. Ja paljud naised valivad endale mehed, kellele omakorda naised ei meeldi, sest naiste jaoks on need mehed erakordselt põnevad. Naised peavad igavaks selliseid mehi, kellele naised tõeliselt meeldivad. Pole ju mingit pingutust sellise mehe puhul, kellele naised meeldivad. Tõsi, pingutust küll pole, aga võimalik on saada palju rohkem suurepärast seksi. Sellepärast peaksidki endalt küsima, kas see panustab mulle ellu või mitte. Ära unusta seda küsida ja märgi kindlasti üles lisaks kõigile muudele asjadele, mida suhtelt saada soovid ja ka see, et mu kaaslasele tegelikult minu sugu ka meeldiks. Kui oled naine, siis palu endale meest, kellele meeldivad naised, mitte sellist meest, kellele nad ei meeldi. Vat selline lugu. See peatükk hakkab lõppema, ei, veel ei hakka. Et ma jätaksin siinkohal katki ja loeksin edasi õhtul, et kohtume õhtuses lugemises.